Kui ma nüüd sedasi laia laastuga lööks, siis ütleks, et kõik, mida ei ole vaja lõigata ja kõik, mida ei ole vaja nagu kokku panna, kõigega võiks tulla. Aga hakkame sellest pihta, et hakkame viljatusest nii meestel kui naistel, ka sellega võib osteopaadi poole pöörduda, siis beebiootel emad, erinevate sümptomitega, siis on hilja, kui ära hakkab kukkuma, ehk siis keha ei hoia, siis ei ole mõtet osteopaadi juurde tulla, aga kõik muu on okei. Väiksed beebid, ka sünnitraumad, ei ole veel üldse seal maal, et Eestis see nii arenenud oleks, aga Venemaal, mõnes linnas, Prantsusmaal peaaegu igal pool ongi peale sünnitust järgmine külastuskäik osteopaadi juurde. Stress ja erinevad sünnitraumad, sest kaasaegsed emad arvavad, et sünnitused ongi nii, nagu mina plaanisin. Ei ole, nii nagu beebi plaanib. See on stress mõlemal. Aga ei pruugi üldse midagi hull olla. Ja kui lapsed rääkima ei hakka, kui lapsed käima ei hakka, osteopaatidel on päris suur tööriistakohver selle koha pealt. Võiks tulla. Rühid, ma lähen sealt edasi, et täiesti rühiga erinevad rühihäired. Pole mõtet lapsele rääkida, et ära ole küürus. Kui tal on näiteks breketid või suulae, mingi trauma, siis ta ongi küürus, sest see on keha kompensatsioonisüsteem. Tuleb peast. Mul on alati kahju nendest lastest, kelle emad kolgivad vastu õlgasid, et vea sirgu. Ta ei saa seda teha sellepärast, et kehal on nii kergem. Ta ei saa endale haiget teha, et mul on paha olla ja ma vean sirgu ennast.